armu ja rahu. Et Jumal nüüd näitas sellist asja nagu, et külvilõikus, kuidas külvilõikus käib. Kuidas ta käib kiirelt ja kuidas ta käib pikalt. Ja siis nädal tagasi oli siin, et läksin poodi. Siis mõtlesin, et käin seal kõik poed läbi ja siis sattusin Maxima poodi sinna. Lõpuks ma pole ammu seal käinud. Lähen, rahvast üldse ei olnud, nagu mõtlesin, et huvitavad, rahvast nii vähe on. Läksin vaatasin, seal mõned asjad olid seal nagu soodusega, võtsin ära seal asjad ja läksin kassasse. Ja seal siis need sularahakassa on üks ja siis ülejäänud on nagu, kes seal aparaadiga võtavad või tahavad kaardiga maksta. Ja igal pool poodides nagu erinevad need asjad, nagu et kuskil kaalud ennem asjad ära, rivisel ei saa ära kaaluda, vaid kassas kaalutakse ja siis nagu tehakse. Ja ma nagu unustasin selle ära seal, ja siis mõtlesin, et kassas teen nagu tavaliselt. Ja siis üks vanem inimene tuli mul selja taga ja ütles, et nojah, et võiks nagu, oleks võinud nagu ennem ära kaaluda. Ta nagu ei riielda, aga niimoodi lihtsalt nagu konstateeris nagu fakti või niimoodi seda asja seal. Ja siis saaks nagu siin nagu rutem ja niimoodi ja siis ta nagu vabandas ka veel ja siis Jumal Vaim ütles, et nüüd vaata hoolega. Ja siis ma mõtlesin, mis nüüd toimuma hakkab, ja siis ma panin need 2 asja mul oli ainult, panin need sinna kassasse, ühe, teise ja siis, aga kuna siis tekkis nagu ütleme segaduse niimoodi, eks, ma unustasin selle kaardi panemata, Maxima kaardi nagu, ja panin automaatselt kohe mündi sisse, klõks. Panin siis teise veel, mõtlesin, et väheks jäi, nagu ei süvenenud, ja aparaat jooksis kokku, ütles ülesse. Ja siis see, kes kõrval teenindaja oli, see siis tuli sinna abisse ja ütles, et ma ei saa midagi teha, ma pean kutsuma vahetuse ülema. Ja siis ma hakkasin nagu rääkima seal Jumala sõna ja asju seal ja siis ütlesin, et tavaliselt on nii, et see, mida külvad, seda lõikad. Ma üldse nagu ei mõeld selle naisterahva peale ega mitte midagi. Lihtsalt hakkasin kuidagi rääkima seal, siis tuli see vahetuse ülem, tegid seal aparaadi lahti, seal vaatasid, proovisid, panid programmi uuesti käima ja ega siis, mina ei pannud seda tähele, ta läks see, kes mu taga oli, kes tahtis ka sularahaga maksta, hästi päris vanem naisterahvas oli. Ja siis ta läks sinna teise kassasse ja hakkas seal maksma ja tema jooksis seal kassa kokku. Ta ei saanud ühte asja ära maksta. Ja siis ma kuulsin, et seal oli maksta värk, et ei saanud ja siis ma ütlesin, et mul aega on, et kiiret ei ole, et läheb, palju aega läheb. Et saab asjad ilusti lahti, saab korda, et mõned on seal kärsitud, siis nagu üritatakse nagu kiiresti teha ja siis ma rääkisin veel need Jumala asjadest seal ja siis korraga kuulen, kuidas see sama naisterahvas ütles, et nojah, külvilõikus nüüd on mul käes. see oli, Jumal näitas nagu hästi kiirelt sellise asja ära. Ja teine asi on see, mis on hästi vana lugu nagu. On hästi vana lugu. See, kui 2013, kui ma Jumal läbi Soome kutsus meid, siis hakkasime seal koguduses käima. Ja siis läks pool aastat mööda, Margus seda kohe ka ei rääkinud, rääkis nagu hiljem seda, hakkasime seal koguduses ühes kord käima seal. Ja siis Margus ütles ka, et ta palus Jumalat seal, et ühte meest oli vaja ja mina siis helistasin ja mina jälle otsisin 3 päeva, mõtlesin, et ma helistan Margusele, et mulle pakuti ühte tööd seal Soomes, mõtlesin, et äkki teadsin Margus Soomes, et siis ja siis hakkasime seal koguduses käima ja korraga tuli mulle südamesse selline asi, et siis kui ma kuulsin, et ma sain aru, et see on nagu Jumala kutse, et siis vahet ei ole, et kui ma poleks seal tööle saanud sinna, mul seda raha nagu nii ei oleks, et siis ma hakkasin nagu iga nädal, kui me läksime sinna teenistusele pühapäeval, siis ma hakkasin panema nädala teenistuses nagu 10% sinna. Ja mõned mõtlevad niimoodi, ma panen, et Jumal annab. Ma ei mõelnud midagi, mõtlesin, et kui Jumal selle töö andis, siis vahet ei ole, et kas 10%, see ei mängi mingit rolli nagu selles mõttes. Ja siis läks kuskil 3-4 kuud läks mööda ja hakkas aasta lõpp tulema. Ja siis korraga helistas mulle raamatupidaja, mul oma väike ehitusettevõte nagu. Ja ütles, et Rajar,
Mul oli seal ma just käisin ennem 2 nädalat ennem seda, kui ma Soome tööle läksin, tagasi tulin, nagu ma käisin just pangast, käisin vaatasin, kui suur see võlg on, et hakkaks vaikselt maksma. Ja siis see raamatupidaja ütles, et see oli 3678 eurot. Ja siis raamatupidaja küsib, et Rajar, kas sa maksid võla ära või? Ma ütlesin, et ei maknud, mis asja, et sul on ainult 78 eurot kaardivõlg, et rohkem ei ole sul seal midagi. Ma ütlesin, et väga hea, ja ma ei saanud kuidagi kontrollida ka, siis nagu niisugused asjad veel niimoodi liikud. Tulin koju ja läksin vaatasin ja oligi 78, panin siis 100 eurot sisse ja oli selle asjaga korras. Siis Jumal näitas sellega ära, külvlõikus. Ta võttis pangast, ma rääkisin 2 tuttavale, üks, kes olid ka niimoodi pangas, nagu üks oli nagu pangas tööl, ütles, et see ei ole võimalik. Ütlesin, näe, on võimalik. Kustutas ära 3600 eurot võla. Võttis maha. Halleluuja. Ja siis Soomes oli see, natuke aega hiljem oli seal üks soomlane, kus narkomaan oli. Ja ütles, et asi ikka läks nii hulluks seal, et ikka neid proovis, neid rohtusi seal ja nagu need asjad ikka käivad. Ja siis ütles ka, et õhtu tulen koju, kõht on tühi, süüa midagi pole, teen külmkapi ukse lahti, mis sealt vasta vaatab, külmkapi valgus, rohkem mitte midagi. Kapp tühi, midagi ole. Aga temal ütles, tema tunnistus oli see, et temal kustutati ära 14 000 võlg. 14 000. No ma uurima nagu ei hakanud, mis moodi. Aga nüüd on ma küsisin veel, Siim tervitab kõike. Ma küsisin üle, kas ma võin rääkida. Ei ole probleemi. Nädal aega tagasi, siis ma kuulsin, et Siim oli auto saanud, üleilme reede. Ja siis pühapäeva õhtu või seal teenistus oli kõik läbi ja siis ta läksin väravat kinni panna meest väravat ja siis läks välja, siis Siim tuli ütles, et mul võtit ei ole kaasas, et oota, et ma lägin korra sees, võtan ühe asja ära ja siis läksime siis selle tema auto juurde, ütles, et istu sisse, istusin kõrvale sisse ja siis sõitsime nagu ringi ära ja siis ta rääkis. Ütles, et nädal aega tagasi küsiti mu käest isikukoodi andmed. Ta ei teadnud, mille jaoks, lihtsalt keegi küsis. Ja nüüd üleilme reede, millal see oli siis või nüüd see toodi talle autovõtmed koos juba valmis dokumentidega, Land Cruiser Soomest, külvlõikus, Siim, kuidas külvab. Ma olen nüüd selle 7 aasta jooksul, mis ma seal tööl olen, ma olen näinud seda. Ta on minusse külvanud, alati on ütelnud head sõna, no mind on asja eest, täitsa nõus. Ja Siimul oli see suur üllatus. Ta sellist asja poleks eladeski oodanud, aga see, kuidas ta külvas kogu oma elu jooksul ja selle koguduses, see on võimas. Halleluuja. No, kõik on. Ja, Siim on tõesti külva ja tema ütles mulle kunagi, mul jäi see täitsa nagu totoveeritud südamesse, et ta ütles, et mulle kunagi ammu aastaid tagasi, et Margus, kui sa tahad, et sul asi hästi läks ja läheks, siis et kui sa võtad endale inimese tööle, siis maksa talle alati rohkem, kui ta küsib. Ta jääb sind õnnistama alati. Aga ma proovi vähem, siis seda ta ei ütelnud muidugi, aga siis jääb ju needma. So kitsid. Et selles mõttes, et see mammana värk on tegelikult külv ja lõikus ja Siim on ka minusse külvanud. Ühe korra tal hakkas süda valutama, et mul oli hästi suur telefon, igav on suur. Läks poodi ostis mulle tuitu uue väikse telefoni. Et on inimene, kelles on, temaks on seda õppust võtta. Temal oli see juba, isa ütles talle, vanaisa, ja see on juba aegade alguses saati juba läinud and ja süda on tal
see on perekonna õnnistus siuke. Et see on väga võimas. Ja need, kes külvavad kasinasse, need lõikavad kasinasse, see ongi, kui kellelgi mitte midagi ei ole, siis sul ei ole mõtet, et miks sa issand ei anna. See on piiblis kirjas, kuidas see asi käib. Et tänu olgu issandale, jah. Sellised asjad.